A. Le Coqist, ma ei tea, kui palju siin Tartu inimesi on. Ma loodan, et siin on üks A. Le Coqi boss, kes meid täna vaatab, sellepärast, et mul oleks üks väike kana kitkuda teiega, et mis kuradi porno see on, et ma lähen Tartus baari ja ma ütlen, et tere, üks A. Le Coq Premium, palun, ja mulle öeldakse, et meie A. Le Coqi ei müü. Kuidas see on võimalik, et Rüütli tänaval olevates baarides ei müüda A. Le Coq Premiumit? Ja siis, kui ma mingi pikka aega mingi jandin, siis ma lõpuks leian mingisuguse baari, ma nimesid igaks juhuks ei hakka nimetama, aga ma leian ühe baari mingist 6 või 7 baarist, leian ühe baari, kus müüakse A. Le Coqi. Ja seda mulle müüakse ka leti alt. Lihtsalt sellepärast, et öeldakse, et no, härra linnapea, teile ikka leiame. Aga nagu, mis pask see on? Mis pask see on? Ma küsin A. Le Coqi, mulle surutakse mingit kurdi Saku originaali peale. No tule taevas appi, mis ma näen välja nagu kommunist või? No ei näe ju, türa. Riigikohus tühistas novembris trahvi, mille politsei määras TikTokerile, kes sotsiaalmeedias kui avalikus ruumis häiris teiste rahu. Politseile ei tulnud kohtuotsus üllatusena, vaid see kinnitas, et regulatsioonid on ajale jalgu jäänud. Mina küll sellega ei nõustu. Mina arvan, et TikTok ja kõik teised sotsiaalmeedia keskkonnad ei ole mitte kuidagi avalik ruum. Mitte kuidagi ei ole need avalik ruum. Sellepärast, et sa ei pea siin olema. Selleks, et siin üldse kaasa lüüa, sa pead tekitama endale kuidas ma nüüd ütlen, konto või astuma siia sisse, eks ole, see ei ole avalik ruum, mitte, noh, seda ei saa tõlgendada kui avalik ruumi. Kui sa teed endale konto selleks, et siin vestelda, noh, see ei ole avalik ruum. Et ma absoluutselt keeldun sellest, et regulatsioonid on ajal jalgu jäänud. Pigem on tegu jällegi mingisuguste vasakliberaalide pede propagandaga, mille eesmärgiks on meid kõiki jällegi suu korvistada ja tekitada olukord, et me ei saaks midagi öelda nende kohta. Vahet ei ole, kellest me siis räägime. Ja täpselt sama kehtib ka vastupidi, kui mingisugune vasak homoseksuaal tahab öelda minule halvasti, siis tal on see õigus ja tal peab olema see õigus. Mitte, et meid hakkab mingisugune politsei suu korvistama. Kui see vasak pederast tahab, eks ole, siis tal on iga hetk võimalus või õigus minna politseisse ja öelda, et mina ütlesin talle midagi halvasti ja siis minna siis kohtusse, on ju? Mitte, et politsei hakkab tegema mingisuguseid trahve. Noh, sorry. Aga kui keegi tunneb, et teda on rünnatud, siis ta lähebki ise kohtusse ja siis ta peabki ise sellega tegelema ja vastutama. Kommentaarid. Sellise sõnavaraga nooruk ei peaks avalikkuse ees olema. No nii, Maris. Maris. Mis sa räägid, Maris? Millega tegeled? Milline see õige Maris Kurm siin on siis? Ma igaks juhuks ei hakka näitama, sellepärast, et ma ei tea, kas see üldse on õige nimi ja milline see neist on. Aga siin on mõned valikud. Ja kui ma Facebooki usaldan, siis nad isegi ei tundu väga vanad. Nii, Urmas Reidla, see ei ole demokraatia, kui poisil Lukas paneb suu kinni. Sõnavara muutub volikogus, mis te põete, seda poissi kindlasti Tartu volikogusse vaja, et pässakad midagi mõtlema hakkaks. NB olen vana pässakas. Olen juba varem arvanud ja praegu veelgi rohkem säherduse matsliku sõnavaraga isiku koht pole ei poliitikas ega inimühiskonnas, kirjutab Tarmo Tiido. No nii, vaatame üle, kes on Tarmo Tiido. Kes on Tarmo Tiido? No nii. Ka neid Tarmo Tiidosid on mitu. Millal söök tuleb? Üks on mingi, ma ei teagi, üks on traktorist. Ja teine on, ma ei tea, mingi päikseprillidega tüüp kuskilt. Väidetavalt Tartust. Ega valijad teie arvamusi ei huvita, kas pole? Riil. Andres Rannamäe kirjutab Tõnis Lukas, et mis sööb teda KGB-ga kunagi. Mart Buusmann, võib-olla natuke liiga krõbedate sõnadega, aga ega ta midagi valesti ei öelnud. Janek Pant
kirjutab noorte häältemagnetil õigus nii arvata. Ta sai mandaadi libakampsun raiskamisest hoolimata. Kris, aja oma liini, me usaldame sind. Haip, haip, haip! Las Peelman räuskab Rakverest. Ma ei tea, mul pole aimu ka, mis siin toimub. Kooli kuluks minna, emakeelt õppima, valdamine on allpool igasugust arvestust. Elmo Kortel kirjutab. Imelik tundub tõesti erakond, kes reklaamis end muutuste toojana, viskas endi seast välja noore, kes tõi poliitikasse noorte sõnavara. Muutuse poliitkorrektsuse asemel teisalt noor mees haugub vale puu all, sest tegelikult on Lukas vaid käila kuju kokka varjamas. Too nimelt kandis oravatele ette, midas head ta oravate hääks teinud on. Rauskamine ja jõhrutsemine ei sobi poliitikasse, ei noorte, ei keskealiste ega vanade sõnavarana. Vaatame, mis see Jaanus Petlem jälle räägib siin Facebookis. See Jaanus Petlem on minu meelest igale, tal isegi seda meest isegi ei leia, aga no okei. See mees on selle sama nimega käinud iga Postimehe kommentaariumis midagi kirjutamas. Seda nime ma olen korduvalt näinud varem. Elmo Kortel ja rauskamine, püherdamine ning karjumine teatrilavadel on kõigiti kena ja tänapäevane. Ka mina arvan, et saarane sõnakasutus on üle piiri, kuid kuidas muidu muutused poliitikasse sisse tuua? Ikka revolutsiooniga! Vaikne ja viisakas sõnamulin ei huvita kedagist. See noor mees teeb kõik, et rahvast üles ärritada, üles äratada. Näete, et noored juba ärkasid ja teda valisid. Kokk ärkas ja viskas välja. Lukas pehme selgrooga vaatas pealt. Elmo tajub piitin. Elmo tajub. Valdeko Pavel. Napilt 100x16 või vastupidi toetajaga saada Tõnissoni ajalehe staariks, hüüumärk, küsimärk. Oleme muutumas või juba muutunud väga kummaliseks imede maaks. Kõnemaneerilt tundub, et peaks EKRE-sse kuuluma. Kuidas selline Isamaasse sai? Anne, kas nõusses osas? Et siis 1600 häält saanu on saast! Hääde mõtete linnas! Lihtsalt, ma lihtsalt toon ühe mõtte teile. Ma ei ütle, et see on 100% tõde, sest ma ei tea, aga lihtsalt üks mõte. Kuhugi on kadunud EKRE toetajad. Ja kas ei või olla nii, et need toetajad on jõudnud või muutnud ennast Isamaa poolt hääletajateks. Kas ei või mitte nii olla või? Sest keda muud nad hääletavad, kui nad EKRE-t ei hääleta? Nii. Just. On ju loogiline. On ju? Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga see tundub loogiline. Sealt tulenevalt pole tänu väärt. Lennar Kallas ütleb, end harida ei ole kunagi hilja. Tubli, kui jätkab haridusteed. Ma olen juba lubanud, nii et teen. Kõnemaneer võib Krisil olla ju värvikalt vulgaarne, aga samas ta väljendab ennast Tartu võimuliidu suunas täpselt nii, nagu suur hulk tartlasi sellest kompotist arvab. Ole sa haritlane või lihtsalt tuhm. Sama kehvasti ja hullemini mõeldakse ning räägitakse kodudes paljude poliitikute kohta. Eestlane ikka rusikas taskus ja vaikselt kodus vandund. Kui noored seda tendentsi Eestis muudaksid, siis senine teerullimõel valitsemine enam ei töötaks ja saadikud kardaksid rahvast mitte vastupidi ja seetõttu ehk teeksid päriselt ka rahva heaks läbimõeldumaid otsuseid. Väga õige, Lennar. Kui tüüp samas vaimus jätkab, on tal aastal 2027 vähemalt 16 000 valijat. Väga õige. Miks ainult 16? Miks mitte 160? Oi jah. Eks jüngreid jagub, et siis 1600 häält saanu on haige ja LGBT plus liikmed polegi pääst haiged. Olge nüüd mõistlikud.
Kärner ütles põhimõtteliselt õiget asja, aga täiesti vale sõnakasutusega. Tema stiil oli inetu. Jah, aga probleem, millele ta osutas, on päris. Isamaa Tartu valija ootas muutust, mitte vana süsteemi jätkumist. Kui Kärner oleks kasutanud tavalist sõnapruuki, poleks keegi teda tähelegi pand, kuid nüüd ... Tõesti, koos tema ütlustega hakati tähelepanu pöörama ka Isamaa vigadele. Poiss teeb tööd, milleks noored teda valisid. Kes teisel ütleb, see on. Antud juhul mitte. Isamaalast verbaalselt ründamas isik, keda ennast välimuse järgi vaid suure mööndusega rahvuslasekski saab pidada. ... Kas see kehtib ka Jürgen Ligi puhul? Kellele ta siin halvesti ütles, selle Runnelile või? Ma ei tea, kõik panevad mingi fake nimedega vist. Oi jah, no siuke see elu on siin Tartu Postimehe kommentaariumis. Siuke see elu on. Sul on ju trippermees. Janusel on tripper, Mr. Sister Pister, voodisse pisser, taskud kussi kisser, suudelt pole misse, lastud pole sisse, sülle tal ei võe